Tere tulemast Humanitaarteaduste Instituudi infotundi. Nii tore näha nii palju uusi säravaid nägusid ja meie tulevasi tudengeid. Mina olen Karmen, mina olen Tallinna Ülikooli vilistlane. Tõesti, tervitused ka minu poolt. Väga vinges, saal on peaaegu täiesti täis. Mina olen Aaron, loodetavasti tulevane vilistlane, aga hetkel 3. kursuse tudeng. Ja siia te olete kokku tulnud ilmselt sellepärast, et kuulate siis rohkem Humanitaarteaduste Instituudi erialade kohta, mida te ka kohe teha saate. Aga lisaks, mis te saate teha, te saate ka küsimusi küsida. Vot, nii et asuge nüüd skanneerima seda QR-koodi ja pange kõik oma küsimused teile. Isegi kui küsimus võib tunduda piinlik või et ei tea, kas on vaja, küsige ikka ja seda kõike saate teha anonüümselt. Ja meie siis pärast proovime niivõrd paljudele küsimustele kui võimalik ka vastused leida. Just, aga nüüd kuulemegi lähemalt erialade kohta. Tere minu poolt. Minu nimi on Tõnis Saarts, ma olen tegelikult riigiteadlane, poliitikateadlane, aga nagu te näete, siin õppekava nimes on ka tegelikult poliitika sees ja tegemist on täiesti uue erialaga Tallinna Ülikoolis, mida esmakordselt nüüd sel aastal avatakse ja tegelikult see on ka ainukordne Eesti ülikoolides filosoofia, poliitika ja majandus. Tegemist on tegelikult õppekavaga, millel on väga pikad traditsioonid Euroopa ülikoolides. Esmakordselt 100 aastat tagasi niisugune eriala avati Oxfordi ülikoolis ja mitmetes Briti ülikoolides York, Warwick, King's College, London seda eriala õpetatakse lisaks ka mitmetes madalmaade ülikoolides ja ka mõningates Skandinaavia ülikoolides. Siin Läänemere regioonis ei saa öelda, et seda eriala väga palju pakutakse, nii et selles mõttes Tallinna Ülikool on üks nende seas, teiste ülikoolide seas, kes seda pakub, aga see pakkumine ei ole siiski väga lai. Eestis oleme me ainukesed. Ja mis on tegelikult selle eriala omapära? Nagu te siit ka nimest loete, see ühendab tegelikult 3 olulist distsipliini. Filosoofia, et maailmast aru saada, selle üle mõtiskleda, poliitika, et aru saada, mis meil siin poliitikas, riigis, rahvusvaheliselt toimub, ja majandus, sellepärast, et majandus on paratamatult seotud ühiskonna toimumisega. Nii et te saate tegelikult väga laia, see on laia pildi eriala, saate laia pildi 3 olulisest, tänapäeval väga olulisest võtme teadusvaldkonnast erialast. Nii et ta lõimib need ühtseks tervikuks ja annab teile väga laiapindse ettevalmistuse. Ja seda õppekava nimetatakse ka maailma muutmise õppekavaks selles mõttes, et väga paljud inimesed, kes selle õppekava on lõpetanud erinevates siin Euroopa ülikoolides, Briti ülikoolides, nagu ma mainisin, lähevad hiljem tööle avalikku sektorisse, riigiasutustesse, mõttekodadesse ja nii edasi. Ja siin ongi erinevad rakendusviisid või kuhu siis edasi minna. See on siis on võimalik minna riigiametisse, on võimalik minna erinevatesse mõttekodadesse analüütikuks, sest see baas on lai, eks ole, poliitika, majandus, filosoofia, on võimalik minna poliitikasse, tegevpoliitikuks, on võimalik minna erinevatesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, Euroopa Liidu struktuuridesse, ka näiteks erasektoris konsultandina töötada, sellepärast, et seal on ka, majanduse teemad ju sees, haridusvaldkonnas, ajakirjanduses tegutseda. Nii et see tööpõld selle eriala puhul, mis pakub tõesti väga laia pilti, see laia pildi eriala, rõhutan taas, on üsna ulatuslik.
ja sisseastumistingimused, loomulikult riigieksam nagu kõikidel erialadel, vestlus, aga omapärase asjana, mida teil tuleb siis teha, on sisseastumisel antakse teile 2 teksti, mis ei ole väga pikad ja rasked, aga koha peal siis nende 2 teksti pealt tuleb teil kirjutada niisugune analüütiline, kriitiline kokkuvõtte või arutelu. Et selles mõttes, et me tahaksime ka testida sisseastunute niisugust kriitilise mõtlemise, arutlemise ja tekstist arusaamise oskust. Sellepärast, et sellel erialal, arvestades, et see on interdistsiplinaarne, neid eri tüüpe tekste, millega tuleb töötada, on mitmeid ja meie õpe on ka tegelikult üsna niisugune interaktiivne, palju on seminare, iseseisvad tööd, ka tegelikult tehisintellekti proovimist ja nii edasi. Aitäh! Hiljem siis küsimused. No nii, mina olen Hans, mina olen siis filosoofia eriala 3. aasta õpilane. Hetkel lõputöö kirjutamine käib ja loodetavasti, kui asjad plaanipäraselt lähevad, siis lõpetan ka sel suvel. Mina valisin filosoofia eriala seetõttu, et ma soovisin saada sellist, nagu ka eelnevas erialas mainitud, soovisin saada sellist laiapõhjalist tundmist tervest humanitaarmaailmast. Sest et filosoofia, mõtlemine sellele kõik ehitubki üles põhimõtteliselt. Sisseastumine oli üsna selline, ta võib tunduda algul õudsam, et mis see filosoofia sisseastumine endast kujutab. Tegelikult see ei ole midagi hullu, seal on ka riigieksami nõue ja põhiline asi oli vestlus. Ja vestlus kujutaski siis endast seda, et õppejõud üritavad teada saada, et miks sa tahad tulla filosoofiat õppima. Mis ajendab siit seda tegema, kas sa oled varem sellega kokku puutunud, et põhimõtteliselt see on selline asi, kuhu tuleb lihtsalt minna külmanärviga peale ja rääkida siis nii, nagu te tegelikult arvategi. Näidata, kes te tegelikult olete. Filosoofia ise siis õpetabki õpilasi iseseisvalt ja kriitiliselt mõtlema, sa õpid argumenteerima, sa õpid ennast väljendama ja sa õpid seda kõike tegema rahulikult ja tsiviilselt. Et sa suudad need vaos hoida ja suudad niimoodi siis diskussioonis osaleda. Ja siis laiemalt annabki sulle rohkem mõista, miks on maailm selline meie ümber just nagu ta on, mis on maailma erinevate struktuuride põhjused, kõik selline. Ja selle õppe käigus saab ka väga palju huvitavat lugeda, väga paljusid filosoofia tundma õppida, erinevaid filosoofia valdkondi ja nii palju, kui mina olen enda kaasõpilastest täheldanud, siis iga filosoofia õpilane leiab ka mingi oma lemmik filosoofia haru, millele keskenduda. Et kas see ongi see eksistentsialism või on see keskkonnafilosoofia, et igaühel on filosoofias oma, millega on kindlasti väga põnev tegeleda. Ja filosoofiaga jällegi, ta on laiapõhjaline eriala, edasi saab minna taaskord ajakirjandusse, kultuurivaldkonda, riigiasutustesse, poliitikasse, igasugustesse mõttekodadesse, koolidesse, ülikoolidesse ja ka eraettevõtlusesse. Ehk siis see põhi, mille te saate humanitaarvaldkonnas, on väga-väga hea. Ja see tee, kuhu te ise edasi lähete, see on teie enda valida. Et jällegi taaskord saab ka minna edasi õppima magistrisse, kui olete bakalaureuse ära teinud, valikuid jagub. Ja ükskõik, mida te õppima lähete, see käib ka filosoofia kohta, minu näpunäide on, et tehke kindlasti midagi kehalist, tehke sporti. Sest et kui te kogu aeg tegelete ainult mõttetööga, siis mingil hetkel võib see päris väsitav olla, seega vahepeal laske ka oma meel vabaks ning nii sujuvad ka teie õpingud paremini. Aitäh! Tere! Erinevalt
et filosoofidest ma siis ei sunni teid kuidagi trenni tegema, et mina olen Mark, ma olen ajaloolane, magistris õpin praegu. Ja tegelikult täna ma siis põhiliselt räägiks teile sellisest iseenda kogemusest, ehk siis, et mida mina sain nii-öelda ajaloo bakalaureuse haridusest. Ja noh, nagu ma siin slaidi alustanud olen, siis et ajalugu ülikoolis on väga-väga erinev sellest, et mis on ajalugu gümnaasiumis. Et ma eeldan, et valdav osa teist siit on 12 klass, et ajalooga olete väga suurel määral kokku puutunud viimasel ajal. Tunnikontrollid, kontrolltööd, küsimused, et mis aastal algas Liivi sõda, mida mingisugune poliitik tegi, kuidas see või teine mõjutas kolmandat ja nii edasi, siis noh, ajaloo erialal ülikoolis teilt küsitakse selliseid küsimusi väga vähe. Ehk siis põhilised küsimused, mis teilt tegelikult küsitakse kõigega seoses on, mis see on, kes selle tegi, miks ta selle tegi, kellele ta selle tegi. Ükskõik millega seoses, see võib olla tekst, see võib olla diivan, see võib olla kivikirves, see võib olla, nagu ma siin välja olen toonud, spordiklubi kaart. Kusjuures päriselt see oli üks minu eksamitöö. Mulle anti spordiklubi kaart. See on lätikeelse tekstiga siis Sporta Clubs Centers. See oli siis Riia kesklinnas asuv spordiklubi, mille MyFit üks hetk välja suretas. Ehk siis nad panid enda uksed kinni, aga mina kirjutasin selle kaardi baasil, see oli siis tööülesanne 10 lehekülge akadeemilist teksti, kirjutasin Kreekast, kirjutasin Roomast, kirjutasin ilmselgelt, nagu te seda kaarti näete, siis seal on selline ketas ja sellised figuurid, et muidugi ma kirjutasin Kreeka potikunstist ja keraamikast, iseenesest mõistetav, aga tegelikult me kirjutame väga paljust muust ka ajaloos, et näiteks see pilt siin, ma ei tea, kas keegi oskab oletada, mis see võib olla. No nii, meil oli siin pakkumine, et see võib olla mingisuguse baltisakslase või estofiili uurimus. See ei ole üldse kaugel. See on tegelikult balti-saksa tekst. See on saksakeelne ajaleht, mis trükiti Tallinnas aastal 1703. Nüüd enne seda, kui ma läksin ajalugu õppima, ma oleks vaadanud seda, mis mu ees on, ma oleks natuke nagu uurinud seda, vaadanud, et mis kirbukiri see on siin. Ja kui keegi oleks mulle öelnud, et see on ajaleht, siis ma oleks öelnud, et jah, okei, see on ajaleht ja liikunud edasi, aga ajaloo õpingute lõpuks mulle õpetati sellist teksti lugema, mulle õpetati kasutama digivahendeid, et seda teksti lahti nii-öelda võtta algosadeks, et saada aru, mis seal tegelikult toimub. Ma ei oleks 3 aastat tagasi ette kujutanud, et ma suudan kas või nii-öelda öelda, mis asi see on. Ja oma bakatööks ma kirjutasin 50 lehte sellistest ajalehtedest. Lugesin neid 100 lehekülgede viisi. Ehk siis ajalooharidus tegelikult andis mulle selle, et ma võtsin enda jaoks sisuliselt nagu ufo keele, et see ei ole tänapäevane saksa keel, see on vanaaegne saksa keel. Võtsin enda jaoks sisuliselt ufo keele ja suutsin selle väga selgesti mõistetavaks teha iseendale. Ja seda ma tegelikult võiksin öelda, et ajaloohariduse baasil ma suudan seda teha kas või hiina keelega, mida ma tegelikult ei valda. Et just need nii-öelda vahendid teksti lahti tegemiseks. Ja muidugi ei toimu õppetöö auditooriumis ainult, et siin te näete, et kuidas siin valmistatakse aasta 1350 retsepti järgi musta kana. Et võite ette kujutada, kuidas see maitseb. Ja täpselt samamoodi tegelikult ülikoolis, see on täiesti päris ülikooli aine, mille raames siis pruuliti keskaegsete retseptide järgi õlu. Jah, eks ole, on ju. Saate sellest ainepunkte, saate hinde selle eest, kuidas te keskaegsete retseptide järgi õlu pruulite. Ja mida selle haridusega teha? Mina olen muusikaajakirjanik. Ajalooga nagu kuidagi väga vähe pistmist näiliselt, aga tegelikult on väga palju pistmist. Sellepärast, et ajalooharidus õpetab teid väga hästi kirjutama. Te suudate kirjutada, uskuge mind, ajaloohariduse baasil ükskõik millest, ükskõik mida. Ja mina hakkasin muusikaajakirjanikuks, aga üks mu kursaõde otsustas, et sai ajaloohariduse kätte, kirjutas väga tugeva bakatöö, läks Küprosele ja tantsu õppima. Eks ole, et teie kirjutate tegelikult iseenda ajalugu, keegi ei kohusta teid sellega midagi tegema, aga see on väga tugev haridus. Aitäh teile!
nii. Vene filoloogia. Okei. Ja ma saan hakkama sellise tekstiga aastast 1703, aga mitte tänapäevase tehnikaga. Eks ole? Okay. Mõtlesime välja. Tere, ma olen Aksel Vamps. Ma siis eelmine aasta lõpetasin Aasia uuringutes Jaapani uuringute eriala ja nüüd olen magistrant. Meil on siis Aasia uuringutes praktiliselt 3 valikut. Jaapan, Hiina või Lähis-Ida. Ning põhiline fookus on meil keeleõppel. Kui selle peale tekib hirmetappi, ma ei tea nendest keeltest mitte midagi, ei ole kunagi kohanud. Jumala okei, meie eesmärk ongi minna 0-st ilusasti B2-ni välja 3 aastaga, millega saab juba tegelikult väga-väga palju teha. Näiteks on ka meil siis välisõppevõimalused, mida näiteks Jaapanis puhul pakkus Jaapani ministeerium, kus konkreetselt Jaapani uuringute bakalaureuse tudengutele on siis programm, kus nad saavad olla aastaga Jaapanis, mida mina ka kasutasin. Ja kasutasin ära ka keeleoskust, töötasin samaaegselt, ehk siis B1-ga on täiesti võimalik ka juba välismaal töötada. Lisaks on meil kultuurist paremini arusaamiseks loengud siis ajaloost, filosoofiast, kirjandusest ning ka kultuurist üldisemalt. Edasi saakski minna siis erinevatesse riigiametitesse, tegeleda diplomaatiaga, turismindusega või siis näiteks mingeid tekste tõlkida ja nii edasi, et siis lihtsalt rakendada maksimaalselt seda keeleoskust, mis siit saab. Ja muidugi, nagu ma mainisin ka siis välismaale tagasi, kuna ma ise tegelen konkreetsemalt siis Jaapani subkultuuride, konkreetsemalt moel baseeruvate subkultuuride ja nende kogukondade uurimisega, pluss siis tüdrukute kultuuri uurimisega. Et siis minu eesmärk on minna kuidagi tagasi Jaapanisse ja tegeleda siis uurijana edasi. Jah, aga praktiliselt kui on huvi ükskõik missuguse mainitud kultuuri osas, siis soovitan väga tulla, saab hästi hea põhja. Aitäh! Nii, tere kõigile, olen Jana, esmakursuslane, räägin natukene täna vene filoloogiast teiega, et kui te mõtlete, et vene filoloogia see on ainult istumine raamatukogus või kuskil koolis, siis see ei ole päriselt nii. Et see suund on palju laiem, et siin me õpime nagu muidugi vene keelt, kirjandust, ajalugu ja kultuuri ning kõige peamine on see, et me õpime aru saada, kuidas see keel muidugi nagu töötab reaalses elus ning rahvusvahelise suhtluses. Et see on päriselt praktiline eriala ning see annab järgmised oskused nagu tekstianalüüsi või isegi tõlge, suhtlemine, et kõik need oskused te saate kasutada erinevates valdkonnades, näiteks muidugi hariduses või meedias või isegi ärisektoris ning meie töökeskkond on päris rahvusvaheline. Näiteks meie juurde tulevad õpilased Norrast või Ameerikast või Šotimaalt, et nad õpivad siin keelt, kultuuri, me aitame neile sellega, pluss siis meie jaoks on päris hea ka praktika, et kuidas keel töötab erinevates nagu kultuurides. Ja ning meil olemas ka võimalus kuskile reisida Erasmus programmiga. 1 või 2 näides on Poola või Tšehhi. Seal me õpime teiste kultuuri, keelt, elame siis teises riigis, pluss saame uusi sõpru.
või näiteks hetkel meil ka toimuvad erinevad lühikesed projektid. Näiteks hetkel ma olen ühe projekti itaalianlastega ning varsti sõidan ka Itaaliasse, et esitada enda erialad seal ning esitlen ka 2 projektile Ameerika tudengitele. Et kui te mõtlete, et see eriala on kitsas, see ei ole päriselt nii, see on päris lai, et see annab paindlikud oskused kui ka erinevad karjäärivõimalused. Et see on ainult variantid, mis on olemas, aga ma räägin meie lõpetajate kohta, et mõned näiteks töötavad raadios või televisioonis, keegi õpib vene keelt välismaalt, keegi töötab toimetajana ning ka kirjutab lihtsalt mingeid artikleid. Kui ma räägin natukene sisseastumist, siis see oligi päris okei, kui ma saan niimoodi öelda, et seal on olemas test ja vestlus, et kui te lõpetasite Eesti kooli, siis te kirjutate natukene teist testi. Kui lõpetasite Vene kooli, siis muidugi test on natukene keerulisem, aga kui teil motivatsioon olemas, siis te saate ilusti sisse ning ka me ootame need inimesed, kellel lihtsalt huvi kultuuri, keele vastu. Tere! Mina olen Lauri ja räägin kultuuriteadusest. Kultuur on selline huvitav sõna, mida me kuuleme kõikjal, igal pool, millega tegeleme või mida ette võtame. Aga harva öeldakse seda, et mida siis selle sõnaga silmas peetakse. Mida see sõna konkreetselt tähendab? Kultuur on ühtaegu kõikjal olev meie ümber, igal pool, kultuurikeskkonnas. Kultuur on globaalne ja kohalik. Kultuur on kunstis, meedias, linnas, tänaval. Teisest küljest on kultuur mõiste, mis on meie sees, meie mõtetes ja mõtlemisviisis, keeltes, mida me kõneleme, isegi meie kehas, kui me tantsime või räägime spordist, näiteks kehakultuurist. Mis on siis see, millest me kõneleme, kui me räägime kultuuriteadusest või kultuurist? Meil on rahvuskultuur või erinevate rahvaste kultuurid, Eesti, Lääne, Vene, Aasia kultuurid. Me räägime kultuuridest, kui me räägime sellest, kui kultuuride vahelised erinevused kokku puutuvad või kokku satuvad või isegi vastuolus on. Me räägime kultuurist siis, kui me räägime loomingust, siis kui me loome midagi uut, teeme kunsti, loome algupärast või uut, või ka siis, kui me räägime vanast, mida me uuesti kasutame. Kui me loeme head raamatut või koomiksit, vaatame häid filme, kui me käime teatris või kunstinäitusel, tantsime või kuulame muusikat või tähistame, peame pidu, mängime arvutimänge, et siis räägime iga kord kultuurist. Ajaloost, pärimusest, traditsioonist või religioonist, kui me uurime, millega inimesed tegelevad, kuidas mõtlevad, endi oma identiteeti mõistavad, mõtestavad või kehastavad. Kui me räägime, kuidas moodustavad inimesed kogukondi või käivad riides, millised on kombed, millest kõnelevad, mida peavad väärtuslikuks. Et kuidas siis ikkagi on nii, et ühed inimesed ühest kultuurist mõtlevad ühteviisi, aga teised hoopis teistmoodi. Ja kõige olulisem kultuuriteaduse jaoks, mille poole siis see eriala püüab või püüdleb, on siis see, mis siis on see kiud, mis ühendab kõik need erinevad valdkonnad kokku, või kuidas kõik need valdkonnad on teisega seotud, et mis loob sellest terviku. See ongi kultuur.
kultuuriteadus on selline avar eriala, mis sobib suurepäraselt inimesele, kes ei taha keskenduda ainult ühe konkreetse valdkonna või eriala õppimisele, vaid soovib just mõista terviku toimimist või seoseid nende erinevate valdkondade vahel. Et siis kultuurist, ajaloost, religioonidest, semiootikast, kirjanduse, filmi ja muusikateoste analüüsi võimalustest, populaarkultuurist, soouuringutest ja feminismist, ökokriitikast, keskkonnahumanitaariast, linnauuringutest ja paljust muust, mis selle siis tervikuks kokku toob. Et selles mõttes siis selline terviklik viis saada tõeliselt kultuurseks inimeseks. Meie üliõpilased, kes on tavaliselt sellised, kes armastavad väga lugeda ja kirjutada, kes võtavad väga palju osa Erasmuse üliõpilasvahetustest, et meie erialal on selline eraldi seos Lotmani semiootikavaramu kaudu paljude teiste kultuuri uurivate keskustega, näiteks nagu Bologna ülikool ja paljud muud. Et siis meie omad on sellised eriti ärksate või tugevate kultuurihuvidega inimesed, kes õpingute järel töötavad umbes nii mitmekesistel ametitel, nagu kultuur ise on mitmekesine. Kogu kultuuri- ja loomesfääris, riigiametites, ajakirjanduses, rahvusvahelistes organisatsioonides ja paljudes teistes kohtades, mille juures kõigi puhul on just see märksõna see, et see ei ole nagu ühe valdkonna asi, vaid kus on vaja näha sellist kultuuri- ja maailmapildi tervikut või mõtteviisi tervikut. See vist võtabki minu juttu kokku. Aitäh! Nüüd võtan mikrofoni endale. Tere, mina olen Ele Arder ja mina olen 3-kordne tühivilistlane. Ei saanud esimese korraga kõike selgeks, pidin uuesti tagasi tulema ja uuesti tagasi tulema. Ma ei välista, et ma veel midagi õpin. Ja sellepärast ma tegelikult tean, mitte kõigi kohta, aga osade teie seas leiduvate inimeste kohta, et te tegelikult mõtlete, et mille alusel valida. No ma ütlen selle kõige loogilisema asja, te peate huvi alusel valima. Mina õppisin kõigepealt filosoofiat, sellepärast et ma tundsin, et ma tahan, see huvitab mind. Ja miks õppima minna, sest mul oli tunne, et ma ei oska neid tekste üksi lugeda. Et võib-olla samamoodi lähtu sellest, mis on sinu huvi ja mõtle, mis osas sul toetust vaja oleks. Sest kui on väga selge huvi, siis sellega võib ka ise omal käel hakkama saada, aga võib-olla on siin ülikoolis sinu kogukond, kes aitab sul selliseid natukene kahtlasemaid momente üle elada. Aga mina räägin siis tegelikult Eesti filoloogiast, sellepärast et olen mina sealgi õppejõuks. Praegu arutame tudengitega, et kuidas see silbitamine täpselt käib ja mis asjad need välted on. Ja teate, kui lahe see on. See on nii huvitav. See seltskond, kes kokku tuleb, kes tahab päriselt ka aru saada, mis on keel, mis on need keele osad ja kuidas neid kokku panna ja kuidas seda keelt mõista. See on lahe seltskond, kellega aega veeta, nii et kui see võiks teid huvitada, siis see on see koht ja kogukond, kuhu tulla. Ja miks Eesti filoloogia, sest keel on kõige alus. Me ei saa ilma keeleta. Ükskõik mida muud, kultuuriteadus, filosoofia, mis iganes lubab, see sisend ja väljund käib keele kaudu. Mitte päris 100%, aga saate aru küll. Nii et hea keele tundmine ja tunnetus annab sulle ligipääsu väga paljudele asjadele. Ja praegu võib-olla tundub, et tehisaru võtab kõik selle üle, et meil ei ole vaja keelt nii detailselt uurida, sest masin mõtleb meie eest, siis lähiajal see sellisel kujul küll ei juhtu, et me võiksime teda pimesi usaldama hakata. Pigem on meil vaja aina rohkem selliseid keelt tähelepanelikult mõtestavaid inimesi, kes suudavad selle masinaga koos tööd teha. Eesti filoloogia kava on kokku pandud niiviisi, et seal on võimalik siis 2 peaeriala vahel niiviisi valida. Võid võtta sellise eesti keele ja kirjanduse poole või siis toimetamise refereerimise poole. Ja nüüd alates eelmisest aastast on võimalik need 2 osaga omavahel kokku panna. Ehk siis kõrvaleriala plokk on võimalik täita mõlema Eesti filoloogia suunaga.
See on selline eriti tummine eesti keele õppimine. Aga nagu te näete, siis see kõrvaleriala on üsna mahukas ja te võite lisada siia potti tegelikult midagi muud, mis teid huvitab. Ja minu meelest see ongi meie Eesti filoloogia kava üks suur voorus ja hea omadus, et ta on paindlik ja interdistsiplinaarne. See on minu meelest üldse Tallinna Ülikooli selline üks tugevusi. Selline paindlik, väike ja paindlik ja mitmes kihis, mitmes suunas mõtlev. Õppetöö on selline, nagu me tegelikult vene filoloogia puhul ka juba kuulsime, et ei istu sa kuskil raamatukogus või klassiruumis, vaid tegelikult keel on ju ümberringi igal pool ja seda saab ka siis uurima minna igale poole, näiteks Erasmusega välispraktikal või erialasel praktikal ERR-is või siis vaadata, ma ei tea, näiteks Eesti Keele Instituudiski ringi, et mida nemad teevad. Ja siin mina arvan, et need slaidid on natukene üleliigsed. See kuhu edasi, ma olen nõus siin ajaloo eelkäijaga, et see otsus on niikuinii sinu enda teha ja see, kuhu sa lõpuks välja jõuad, võib olla kus iganes, selle oma leiad sa niikuinii üles. Nii et tegelikult me ei pea sulle lubama, et sa leiad töökoha, sest sa leiad töökoha. Sa pead lihtsalt lähtuma oma huvidest. Nii et kõik on hästi, sa saad kõigega hakkama, sa leiad siit oma kogukonna, tere tulemast! Tervitus ka siis minu poolt. Minu nimi on Emma ja ma olen bakalaureuse 3. aasta antropoloogia tudeng. Ja kõige enne võikski tekkida see küsimus, et mis asi on antropoloogia. See ei ole arheoloogia. Ütlen kohe ära, et tegelikult tegemist on siis inimese teadusega ja inimeseks olemise teadusega. Antropoloogia siis uuribki seda, et miks me midagi teeme, kuidas see on seotud meie ümbritseva keskkonnaga, kultuuriga, erinevate sotsiaalsete siis kontekstide ja infovahetusega. Et antropoloogia on tohutult lai. Kui ma olin ise teie kingades, proovides teha otsust, et mida ma küll õppima läheksin. Mu valikud olid alates programmeerimisest kuni ehte kunstini. Ja siis ma otsustasingi, et paneme lihtsalt kõik selle kokku ja leiame selle oma tee ja tulemuseks oli antropoloogia. See, mis Tallinna Ülikoolis ongi imeline, on see, et sa saad võtta kõrval eriala, mis siis annab sulle teatud suuna antropoloogiale. Näiteks ma ise olen väga huvitatud praegu urbanistikast ja keskkonnast, samal kui minu kursaõde on seotud rahvusvaheliste suhetega. Või teine on seotud teatriga ja kunstiga. Samamoodi see, mis mind antropoloogia juures väga võlus, oli see, et see on aktiivne eriala. Kui sa ei lepi lihtsate vastustega, aga oled uudishimulik ja oled vaatleja, siis ma arvan, et antropoloogia oleks tõesti hea valik, sest üheks meie osaks on etnograafiline välitöö või osalusvaatlus. Ehk siis sa ise osaled selles, mida sa vaatled ja mida sa uurid. Mu enda bakalaureuse töö on metroodest Milanos, kus ma just veetsin viimased pool aastat samamoodi Erasmusega seoses ja täiendasin ennast tehnoloogia ja tehisintellekti antropoloogias. Samamoodi on meie õppejõud väga suure väliskogemusega, nad on käinud Indias, nad on käinud Kariibi mere piirkondades, samamoodi Skandinaavias, aga on ka olnud siin oma Eesti kandis saartel uuritud kalureid ja nende tööd. Seega uurimusväli on tõesti lai, mitmetasemeline ja igasuguseid valdkondi, et argielust kuni tõesti erinevate globaalsete protsessideni on võimalik uurida. Ja kuhu edasi, ma võib-olla räägikski, kuna tööst on räägitud palju, siis ma räägiks haridusest.
et võimalik on loomulikult minna edasi õppima antropoloogiat, nii et sust võibki saada tõesti uurija ja see on su igapäevane töö. Meil on selline tore asi nagu antropoloogiakeskus Eestis, aga on ka rahvusvaheline antropoloogiakeskus, mis tegelebki erinevate tellimuste ja uurimustega. Näiteks, et on vaja teada saada, et miks osad inimesed eelistavad näiteks bussisõitu autosõidule ja kuidas see üldse mõjutab nende ümbritsevat keskkonda ja mida nad tunnevad, kui nad sõidavad selle bussiga. Samamoodi on võimalik minna õppima erinevaid korralduslikke valdkondi, kommunikatsioonivaldkondi või tegelikult mida iganes. Sest nagu enne ka kultuuriteaduses sai mainitud, siis ka antropoloogia on kõiges ja kõikjal. Ma ise näiteks otsustasingi, et kuna mulle meeldib korraldada, siis ma tahaksin minna edasi õppima siis korralduslikku poolt just antropoloogias. Ja jah, kui on küsimusi, siis jätkake QR-koodiga ja pärast ma saan anda teile häid vastuseid ka loodetavasti. Aitäh teile! Tere kõigile, minu nimi on Ksenia ja olen selle õppekava kuraator ja räägin teiega täna inglise keeles, because if you want to study with us, you really have to understand what I'm saying. So, what is artes liberales or liberal arts and humanities, and how can you justify to your parents paying 2,000 euros per semester for study this? So, how many of you here, while listening to all these amazing presentations, thought, this is interesting, maybe I want to do that? And then, no, this is interesting too, maybe I want to do that. Basically, how many of you feel that, yes, I want to do humanities, but I'm not yet sure what? Please raise your hands. Okay, yes, that's exactly how I felt at 18. But when I was 18, I didn't have this program available to me, and this is why I became a historian. But you don't have to. You can try history and anthropology and Asian studies. You can try basically subjects from all of these disciplines without committing to only one. And then hopefully after 3 years, you finally feel that, yes, anthropology is my thing, or I don't know, philology is my thing, and you can continue with this discipline. Obviously, this is also a program in English language, which is a big motivation for many of our students, local students specifically. When we ask them, why did you want to study with us? They say, I really wanted to study in English, but not yet leave home and go somewhere else. So not only can you obviously practice your English and take it from very good level to the amazing level, but you also will be studying with foreign students who come here to study, whether in our program or just Erasmus students who attend the same classes as you. And this way you will hopefully make a lot of friends all over the world. And yes, 2,100 euros per semester. But I don't have a Kuhu Dashi slide because the list would be really too long and we are not allowed to put too many texts on one slide. But essentially what our program does, it gives you not a specific profession, but skills, tools, and knowledge to apply in pretty much any area related to culture and society, and obviously you can continue in the master's program of your choosing, whether in Estonia and abroad, and most of our graduates do that. Yes, and about how you get to us. First, English. If you have understood me so far, great, halfway there. The next thing is to write a motivation letter.
Please make it interesting. We get a lot of letters that just look the same. They're very boring, mostly AI generated. Please don't do that. And if we read your motivation letter and we like it, we invite you to the interview. We ask you to prepare a couple of texts in advance. And then we just talk about your interests, about the knowledge that you have, about the knowledge that you want to gain with us. We measure your skills in critical reading, but yeah, as long as you're clearly interested and motivated, you are very likely to get in. And as the final bonus, the top 2 in the final rating will get a 50% discount. So hopefully this is a good motivation as well. So this will be all from me, and hopefully I will see some of you during the interviews this year. Thank you. Tervist ka siis minu poolt. Ma olen Kerri. Ma räägin teile siis Euroopa nüüdiskeeltest. Ma olen 4. aasta inglise keele tudeng. Mulle nii väga meeldib Tallinna Ülikool, et ma võtsin ühe ekstra aasta. Ja mis muud ma siin slaidi kohta ütlen kui see, et pakutakse võimalusi, peamiselt Erasmus võimalusi, kus on võimalik minna õppereisile, näiteks Pariisi, või õppereisile Itaaliasse. Toimub ka õppereise Hispaaniasse, Soome, põhimõtteliselt igale poole, kus sa saad ette kujutada. Ja liigume edasi. Vastuvõtutingimused. See on arvatavasti see asi, mille pärast teie siis kõige rohkem muretsete. Ma tean, et mina olin väga mures selle pärast. Originaalselt planeerisin minna programmeerijaks. See ei läinud läbi. Ma olen nüüd inglise keeles. Ja see oli mu backup option. See oli see, mis ma mõtlesin, et okei, kui ma programmeerimisse ei saa, siis ma lähen inglise keelt õppima. Tundub huvitav. Ja siiamaani ei kahetse mitte ühtegi otsus, mis ma selle jooksul olen teinud. Täpsemalt siis vastuvõtutingimustest. Teatud keeltel ei ole nõutud seda, et sa oskad seda keelt, arusaadav, kui tihti sa hispaania keelega ikka kokku puutud. Aga inglise keelel, saksa keelel on teatud tase, mis on vaja, ja teatud keeltel on ka selline võimalus, et kui sul on piisavalt kõrge tase, siis sa ei pea sisseastumise eksami jooks eksamit tegema põhimõtteliselt. Eksam koosneb tihtipeale lihtsalt kergetest küsimustest, siis toimub ka motivatsioonikiri, kus jälle, nagu varem mainitud, kindlasti kirjuta ise see, mitte AI poolt. Professorid saavad aru, ma luban. Ja kindlasti ole sina ise. See on ainuke asi, mis tegelikult professorid huvitab. Nad võivad näha, et okei, sa ei tea seda, sa ei tea leksikoloogiast nii palju. See on täiesti okei, sa tuled selleks siia, et õppida seda. Ole sina ise ja see on peamine point, mille järgi sina arvatavasti siia ülikooli saad. Kuhu edasi? Väga hea küsimus, humanitaarid eriti. Ma teadsin, et ma muretsesin selle pärast, et mis ma nüüd oma eluga peale hakkan. Keeleõpe, tõlkimine, turism, ajakirjandus, kõik need asjad, mis te arvatavasti oskate lugeda. Mina arvasin, et okei, ma lähen inglise keelt õppima. Õpin tõlgiks, tõlgid teenivad kenat raha. Ma ei ole tõlk, ma tegin praktikat. Ma olen tegelikult õpetaja, mis ei ole siin listis mingi põhjuse pärast. Minu viga, oleks pidanud lisama. Aga võtsin kõrval erialaks pedagoogika, sest tundus, et suhteliselt kerge, võib-olla õpin midagi ja avastasin, et kuule, õpetamine pole tegelikult nii halb. Päris tore isegi. Ja see palk ei ole ka halb. Liigume edasi. Ma räägin siis teile ka tühi üliõpilasnõukogust. Ma tutvustan ennast uuesti. Tere, ma olen Kerri, ma olen tühi üliõpilasnõukogu esimees. See on see põhjus, miks ma sellest räägin. Mulle anti võimalus ja ma kasutan seda. Mis on tühi üliõpilasnõukogu? Tühi tuleneb Tallinna Ülikooli humanitaarinstituut, üliõpilasnõukogu. Üliõpilasnõukogu, mis see on? Väga kerge, see on nagu teie õpilasesindus. Igas koolis on nii palju, kui mina tean. Minu koolis oli, mitte väga edukas, aga ikkagi. Mis meie teeme? Tegeleme sündmustega, tegeleme tudengite eest seismisega. Me oleme tudengitele toeks ja abiks. Me oleme see punkt, kuhu sina tuled tudengina, et ma ei tea, mis ma teen. Mul professor teeb nii või professor ütles nii, eksamis oli nii. Sa tule meie juurde, me räägime sulle, juhendame sind ja suuname sind. Meie iga probleemi kahjuks lahendada ei oska, aga me oskame kindlasti suunata sind õige inimese juurde, kes suudab selle probleemi lahendada. Ja meil, kui siis
ünnina, üliõpilasnõukoguna tekkis suur probleem. Ma nägin seda oma kursusel väga tihti, et oi ei, mida tudengid teevad? Lähevad loengusse, lähevad koju, lähevad loengusse, lähevad koju. Kus see tudengi elu on? Ja selleks meie eksisteerime. Meie tahame tekitada teile kui humanitaartudengile ülikoolis teise kodu. See on see põhjus, miks sa tuled kooli. Sa tuled loengusse, lähed meie kontorisse, jutustad inimestega, lähed üritusele, jutustad inimestega, saad tutvusi, saad kohtuda toredate inimestega. Ja kui ma täiesti aus olen, see on üks võimalus või üks põhjus, miks ma siin ülikoolis üldse nii kaua olen olnud. See on see põhjus, miks ma näiteks oma töökoha leidsin. Mul oli hea tutvus, ta tutvustas mind ja nüüd ma olen õpetaja. Siin on siis meie väike kogukonnast pilt. Meid on tegelikult palju rohkem, aga me kõik ei mahtunud pildile. Nii et ma lisasin siia meie TikToki, meie Instagrami, kui teil kunagi tekib isegi ülikooli väliseid küsimusi, võib alati meie Instagrami kirjutada, ma luban, me vastame. Ükskõik mis küsimus, see võib olla õppekavaga seotud, see võib olla mingi muu asjaga seotud. Me vastame kõigele. Aitäh teile! Tere! Ma arvan, et meil on siin kõik, et kas ma lähen selle esimese slaidi juurde tagasi, mis meil alguses oli või mitte? Ma ei tea. Vaatame kohe. Siit ei tule midagi enam. Nii. Tegelikult on meil suht nii. Väga aeglaselt. Mõtleb kaua. Siin oli jah, et ma veel tuleksin selle slaidi juurde tagasi, et siin on kogu meie valik meie erialadest. Et valik on väga lai, et meie instituut on kõige suurem instituut selles ülikoolis. Siin saab õppida põhimõtteliselt kõike minu meelest. Ja kellel veel jäi nagu kripeldama, et mida siis nõutakse, siis eesti keele riigieksam on oluline, et nagu seda arvestatakse, et see peab olema 40% tehtud, ülejäänud 60%. Et lisapunkte saate ka vabatahtliku töö eest näiteks. Tooge see kindlasti välja. Ja muud nagu ei olegi, et ma väga tänan, et te tulite täna ja saite siit häid mõtteid ja äkki tulete meile. Ootame teid väga. Nägemist. Ja küsimusi on ka küsitud ja hakkame kuskilt otsast minema. Esimesena tuli kohe küsimus. Suurim erinevus Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli ajaloo eriala vahel. Kes meil oskab seda kommenteerida? On siin keegi ajaloo spetsialist? Kui ei ole, siis ma tegelikult laiendaksin seda küsimust natukene, et üleüldiselt, et Tallinna ja Tartu Ülikooli vahe. Miks peaks tulema Tallinna Ülikooli? Kõik, kes siin nüüd tutvustasid oma erialasid. Miks te valisite Tallinna Ülikooli? Ma võin antropoloogia koha pealt öelda just seda, et samal kui Tartu Ülikoolis keskendutakse eelkõige just kultuuri käsitlemisele selles antropoloogia pildis, siis Tallinna Ülikoolis on võimalik uurida palju laiemalt. On võimalik uurida keskkonnaantropoloogiat, on võimalik uurida loomulikult kultuuriantropoloogiat, aga siis on ka näiteks filmiantropoloogiat, et valdkondi on lihtsalt nii palju rohkem ja see on nii palju laiem. Soovib veel keegi kommenteerida seda? Aha, nii, sealt tuleb. Võib-olla ütleksin sellise üldise erinevuse Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli vahel. Olnud mõlemas kohas piisalt pikka aega, et seda eripära tunnetada. Et see, mis Tallinna Ülikooli puhul ikkagi teiste sellise, ütleme, et traditsioonilise maiguga ülikoolide seas on eripärane või teistsugune,
on midagi, mis tegelikult tuleb nendest ettekannetest minu meelest samamoodi väga hästi välja. Et te näete, kui palju kõik need erialad on teineteisega seotud. Et see on nagu selline, nagu tõesti selline ääretult interdistsiplinaarne või teaduste vaheline või lähenemiste vaheline keskus. Et enamikes sellistes, ütleme, et väga suurtes traditsioonilistes ülikoolides on lugu niimoodi, et te olete nagu sellises oma pesas, oma selle teaduse pesas teete oma seda väikest asja oma nurgas. Aga siin on kogu see ülikool eriti tühi siis sisemiselt teineteisega nagu nii seotud, et kõiki neid inimesi, eks ole, keda ma siin teistelt erialadelt näen, et me tunneme neid kõiki, eks ole, ühel või teisel viisil. Võib-olla see on see põhiline erinevus. Suurepärane, ma arvan, me saime siit mõtted eri küll. Kindlasti. Kui palju jõuavad tudengid eriala ja kooli kõrvalt töötada? Tervist jälle. Nagu ma mainisin, ma olen õpetaja. Tehniliselt on täiesti tehtav töö kõrval koolis käia ja kooli kõrval tööl käia. Kui sul on seda vaja, mis mul oli, ma olin väga vaene tudeng, see on täiesti võimalik. Ma algeliselt tegin tööampse, mis oli hea nagu algsamm ja siis tööampsude läbi tekkis väike võimalus, kus oli nagu, et sa saan nii hästi hakkama, tule natukene pikemaks tööle. Tegin seda. Ja nüüd ma käin õpetajana tööl, mis on kurnav, aga vägagi tehtav ja mõeldes sellele, mu õppetöö on nüüd siis praktiliselt läbi, siis see on väga-väga kerge selles mõttes. Ma võib-olla jätkaksin kohe ühe küsimusega taaskord sulle, et milline on tudengi elu Tallinnas? See on ka, mida siin päris palju küsiti, et võib-olla jällegi võrreldes Tartu Ülikooliga, et öeldakse, et võib-olla seal on nagu see õige tudengi elu. Mina omast kogemusest ütleks täpselt vastupidi, et meil on siin ka üli äge, aga jah, kuidas sinul on sellega kokkupuud olnud? See on väga hea küsimus. Peale vaadates sa võid vaadata, et Tartus on see, kus toimuvad tudengite päevad ja kõik see suur teema, aga tegelikult Tallinna Ülikoolis ongi see point, et sa pead ise tahtma, sa pead ise soovima, osa võtma, sa pead ise nägema vaeva, et üritustel käia, sa pead ise ennast kohale vedama. Tartus sa võib-olla näed tudengid väljas kõndimas, Tallinnas sa lähed ise kohale, sa oled ise osa sellest. Ja see on minu meelest see kõige suurem erinevus, et kui sina tahad hästi tudengielu rikast elu endale, siis sa lihtsalt käid üritustel iga päev, iga nädal, vahet ei ole, see on täielikult sinu enda valik. Jah, ma võib-olla lisaksin, et neid tudengile orienteeritud sündmusi on päris palju. Me just käisime messialal ja seal oli ka piirpongi võistlused 2 korda aastas, mis oli minu jaoks täiesti uskumatu. 140 tiimi, terve kool elab kaasa. Mingid sellised asjad, me räägime suvemängudest, talimängudest. Laulu, tantsukollektiivid, igasugused klubid, keelteklubid, ühesõnaga kõike saab teha, kui endal vähegi tahet ja soovi on. Just, võimalusi on. Aga üks küsimus oli veel selline, et mis nippe te annaksite tulevastele tudengitele siis sisseastumiseks? Mis teid aitas? Mis kogemused teil endal olid sisseastumisega? Soovib keegi jagada? Võtab kohe mõtlema. No ma võin siis kiirelt alustada. Alati planeeri tagavaraplaan. Minu meelest see töötas väga hästi, aga ole sina ise. Professorid ei otsi geenius, nad otsivad inimest, kes on huvitatud sellest erialast. Ja kui sa räägid professoritega või käid nende loengutes, siis üks asi, mida sa alati näed, on see, et nende huvi oma eriala vastu on imeline. Sa näed, kui su professor hakkab leksikoloogiast rääkima, ta silmad hakkavad särama lihtsalt. Ta on nii õnnelik, et ta saab rääkida, kuidas semiootika ja leksikoloogia töötab, morfoloogia, kõik see. See on asi, mis on väga tähtis, et sina näitad huvi selle eriala vastu. Nagu Ele Arder enne mainis, et kui sina oled huvitatud, siis sul tekivad ka võimalused. Üks asi, mis mind veel hästi aitas ja oli abiks, on tegelikult kontaktide loomine, sõpruste loomine. Ka enne, kui sa oled ülikooli sisse saanud, siis juba seal eksami ukse taga suhtled inimestega. See lihtsalt aitab hästi palju võtta esiteks närvi maha. Ja teiseks see loob juba mingi sellise nagu ühtsuse tunde, kuna tegelikult Tallinna Ülikool on väga nagu ühtsusel põhinev, mulle tundub, siin on hästi suur selline grupi kuuluvus, selline ühtekuuluvustunne. Eriti ma ütleksin ka tühis, et lihtsalt see erialade vaheline sõprade loomine, see on suurepärane võimalus. Ja minul isiklikult enne, kui ma läksin oma
siis eksami intervjuud andma. Ma suhtlesin oma sel hetkel teadmata, aga nüüd minu kursaõega, kes andis mulle päris mitu head ideed, et millest ma võiksin rääkida. Mida ma saan soovitada, kui te juba nagu siin olete ülikoolis, et parem, kui te räägite enda vanemate kursuslastega ehk teise või kolmanda kursuse inimestega, sest nad saavad teile väga hästi aidata, anda mingid nagu nõusid ja siis, kui teil on mingi stress, siis muidugi te saate nendega rääkida sellest, sest võib-olla nendel oligi täpselt sama olukord ja siis nad saavad teid ilusti aru. Suurepärane, aga selle mõtteteraga me siit ka lõpetame. Suur aitäh teile, loodetavasti tulete siis meile õppima ja jah, avastage edasi Tallinna Ülikooli. Aitäh!